Tere päevast kõigile! Mul on siiralt hea meel olla täna siin nii toredas seltskonnas. Ja samas olen ma väga huvitavas olukorras, et eelkõnelejad on rääkinud väga olulist ja põhjalikku juttu. Ja kui meenutada doktor Riina Rautsiku juttu lühidalt, siis enamus või siis ütleme kõik on nii-öelda psühhosomaatiline ehk siis hinge ja keha ühtsuses. Ja ma sain aru, et meil kõik siin hilines natuke ja ma tunnen, et mul on käed külmad ja ka seesama suu kuivab ja et ilmselt on natuke ärevust ja on hirmu, et ma ei tea, kas ma olen varem nii suure seltskonna ees esinenud. Vist ei ole. Ja ometi tekib siis küsimus, et mis nüüd siis saab, et kas ma peaks minema ennast ravima, peaks küsima siin kellegi käest taskust seda sammust 3-tähelist asja, võib-olla peaks hoopis puhkama minema, nagu ka räägiti, et magamine on see, kus me ennast taastame. Või peaks hakkama põgenema, et mul on ka võimalus siit ära minna lihtsalt, et ma ei tule selle hirmuga toime ja ma nagu lahkun. Aga enamasti, mida me kaasajal teeme sellistes olukordades, kus me oleme hirmunud, on see, et me hakkame võitlema. Ja enamasti me ei võitle iseendaga, vaid me hakkame võitlema teistega. Ja see on meil väga levinud mentaliteet ja ma arvan, et selle ohu suhtes tuleb valvel olla meil kõigil pidevalt. Ja sellepärast julgen teile ka öelda, et mina ei ole ekspert üheski valdkonnas. Ma olen huviline, psühholoogia, filosoofia, liikumise, tervise huviline. Ja seega kõik, millest ma räägin, miski sellest ei ole nagu tõetaotlus, pigem on see isikliku kogemuse jagamine sellises natukene filosoofilises võtmes. Sest filosoofia on miski, mis esmajärgus ei taotle tõde või õigust, vaid esmajärgus püüab oma meetoditega saada ligi ja hammustada läbi asju, mis on kahtlased. Ja inimene on ise endale ka väga kahtlane sellepärast, et me ei tunne. Ja sellepärast juba antiikajast filosoofid on öelnud, et tunne ise ennast. Ja ma mõtlesin, et kuna meil oli ka vaheaeg ja te saite natukene liigutada ja me oleme võib-olla natukene uues rütmis siin tagasi, et siis ma räägin teile sellest, mis juhtus täna öösel. Vastutuse võtmine oma keha eest on selle ettekanne pealkiri. Te olete juba näinud siin ühte slaidi, ühte pilti ühest tegelasest. Ja unenägudes ei ole kõik nii, nagu me arvame, et nagu reaalses elus oleks. Et siin pildi peal ka ei ole lihtsalt üks mees, vaid siin on midagi veel. Ja täna öösel, olles pool unes, ma ärkasin üles ja kirjutasin siia paberile mõned mõtted. Ja nüüd ma sooviksin neid jagada teiega. Ja ma sooviks, et selle jagamise ajal te paneksite silmad kinni, kui teil vähegi võimalik. Sest võib-olla me saame siis enam-vähem samasugusesse seisundisse, sellisesse poolunelisse seisundisse, nagu olin mina täna öösel. Nii et kui te olete valmis, siis ma alustan. Organismis käib töö, võitlus pidevalt, ellujäämise, enesesäilitamise, ülesehitamise nimel. Ja seni, kuni me oleme elus, oleks justkui kõik korras. See süsteem toimib iseenesest ja keegi ei vastuta ja keegi ei märka.
ja vahel me ei märka isegi seda, et meie magu paisub, et meie kopsud tumenevad, et meie liigesed ja luud kärbuvad, et meie ainevahetus aeglustub. Ja alles siis, kui saabub valu, siis me poolärkame, aga mitte ei märka. Ja poolärkvel inimene ei suuda vastutada. Poolärkvel inimene püüab unne vajuda, sest unenäos on kõik lubatud ja võimalik. Või siis püüab poolunes inimene vältida ärkamist, otsides võimalusi säilitada poolund. Ja nõnda me mängime iseendaga peitust. Ja võiks siis küsida, et kuhu või mille taha me oma keha peidame. Me peidame riiete taha, naudingute taha, toidu, mõnuainete, meelelahutuse taha, ravimite taha, ka õpetuste, jumalate ja kurude taha. Ja seda tehakse seni, kuni tuntakse valu ja valu peidetakse nende samade nähtuste taha. Ja lisaks veel peidetakse valu iseenda eest põgenemise taha. Ja inimene on niivõrd täiuslik organism, et ta suudab tohutult kaua kannatada valu, eriti unes ja poolunes. Ja võiks siis küsida, et millal inimene ärkab. Ma ütleks, et siis, kui tal hakkab hirm. Hirm on see, mis meid äratab. Ja me pelgame seda hirmu tohutult. Ja kui me räägime vastutuse võtmisest ja vastutusest, siis vastutust saab võtta inimene, kes tunneb ja teab, mida hirm endast kujutab ja kuidas temaga ringi käia. Avagem silmad. Totalitaarsetes ühiskondades satuvad ka massid unne ja poolunne. Ja kahjuks juhtub sedasama tänapäeval ka vabades ühiskondadest, sest unenäod näivad esmapilgul magusamad kui reaalsus. Siiski, ärganud inimene valib reaalsuse. Ta valib hirmuga silmitsi seismise. Ta valib ka iseenda surmaga silmitsi seismise. Ta valib vabaduse ja vastutuse nii oma keha kui oma elu eest. Et selline mõte tuli siis täna ühe korraga keset poolund. Ja kuna see oli poolunes tekkinud mõte, siis sellise filosoofilise meetodiga sellele lähenedes ma ei usaldaks veel seda mõtet. Seda tuleks kuidagi kinnitada, seda tuleks kuidagi kogemuslikult järgi proovida, kas selline tõdemus, selline nägemus peab paika. Ja kuidas siis tulla oma keha juurde vastutust võtma? Et siin me näeme ühte meest, kes ühest küljest on justkui minemas kuhugi oma kuivanud juurtega keset kõrbe. Ja mulle tundub, et reaalsuses me tegelikult oma kehadena oleme just nimelt sellised. Me küll oleme juurtega, aga me ei hoia nendest kinni, meil tohutu tung liikuda, võib-olla ei tea kuhu. Ja meil on silme ees just nimelt see miski, mida me ihaldame. Aga ilmselt tuleb õppida tundma kõike, nii seda välist keskkonda, nii seda enda motiivi, mis paneb liikuma, kui ka neid juuri, mis võib-olla on juba kärbumas. Mida väljendab siis inimese keha meile? Esteetilises plaanis
või noh, ütleme nii, et inimese kehas on tegelikult peidus palju enamat kui lihtsalt see, et me koosneme mateeriast. Ja need pildid ka siin püüavad illustreerida seda mõtet, mida ma tahaks väljendada, et kehas on mustrid, on jäljed, on tunded, mõtted, kogemused, sündmused. Ja ilmselt on kehas veel midagi, mis ei kuulu võib-olla teadusvaldkonda, aga mida filosoof või unenägija võib endale lubada mõtisklemiseks. Tänapäeval me väga ei mõtiskle selle üle, mis siis hing on. Ja ometi ka eelkõneleja rääkis sellest, et kõik on psühhosomaatiline. Keha ja hing on väga tugevalt teineteisega seotud. Ja kuidas me siis hindame seda keha? Et arstidel on suhteliselt selge pilt, kuidas hinnata tervislikku seisundit. Aga inimese keha ei ole ainult keha, mis on minu selline väike tees, vaid arvestades seda kõike muud, siis võiks öelda, et keha saab hinnata ka väga mitmetes plaanides ja inimesena meil on need teised plaanid ka olulised, ka meie tervise seisukohalt, et ei ole ainult meie füüsiline pool, vaid ka vaimne tervis. Ja tavaliselt me hindame keha esteetilises plaanis, kas ta on ilus. Mõelgem iseenda peale. Mille alusel või kuidas ja kust tulenevalt meie kriteeriumid ilu jaoks on. Ja kuidas see mõjutab jällegi neid asju, millest rääkis doktor Riina Raudsik. Kas me oleme stressis, kas me hakkame hapnema tänu sellele, et me ei ole ilusad või me arvame, et me ei ole ilusad. Teisalt võib-olla sellises pragmaatilises või igapäevases mõttes on meil oluline, et meie keha oleks funktsionaalne, et ta suudaks täita neid ülesandeid, mis me endale oleme võtnud või mis meil on antud. Meditsiinilises plaanis, sellest on juba räägitud, on meil oluline, et see keha oleks terve. Nüüd psühholoogilises isiksuse arengu seisukohalt me räägime küpsusest. Ja küpsus on kvalitatiivne mõiste. Küpsusel on omad faasid ja erinevates eluperioodides meil on vaja erinevat küpsust, sest need ülesanded, mida meil on vaja täita, nendeks on vaja erinevat küpsust. Ja kui me läheme siit edasi hinge uurima, siis me näeme, et väga oluline võib olla ühel hetkel hinnata ka keha oma jumalikkuse järgi. See eeldab muidugi seda, et me oleme endale selgeks mõelnud oma traditsioonist tulenevalt või oma isikliku teekonna taustal, milles see jumalikkus seisneb. Ja mitte ainult selgeks teinud mõistusega, vaid ka kogemuslikult. Kas me oleme kogenud iseennast oma keha, tema jumalikkuses ja mida see tähendab? Ja otsapidi jõudes filosoofia juurde, siis filosoofia on alati otsinud ka ideaale. Otsinud seda tõde, mis võiks kuidagi võtta kokku selle inimliku, väga subjektiivse ja väga paljuse, väga erineva maailma. Ja need on need ülesanded, mida meil on vaja selleks, et õppida tundma oma keha ja keha läbi ka hinge, selleks, et võib-olla ühel hetkel jõuda võimekuseni võtta vastutust. Aga kellele siis kuulub minu keha? Kas ma olen ise oma keha peremees? Siin eelnevalt öeldi ka, et tuleb saada oma alateadvuse peremeheks ja kõik on korras, siis me juhimegi oma elu ja oma keha ja oma hinge. Aga minu teine tänane tees on see, et see ei õnnestu meil enamasti. Ja seepärast ma tahaks öelda ka enda kohta,
vastutuse võtmine oma keha eest on selline ettekande pealkiri. Mina julgen tunnistada, et enamuse ajast oma elus ma ei võta vastutust. Et ma ei kõnele siin positsioonilt, kus ma oleks see, kes on vastutust võtnud. Väga tihti juhtub, et ma seda ei tee. Huvitav, miks? Ja siin on oluline mõelda võib-olla selle peale, milline on meie välismaailm, milline on meie sisemaailm. Kuivõrd me kontrollime seda? Kuivõrd me juhime? Kas me üldse? Või kui ei juhi, siis kes seda teeb? Veidi enne mind öeldi, et seda süsteem teeb. Keegi kolmas võib-olla juhib minu elu. Ma usun, et see osaliselt ka nii on, aga ma ei keskenduks sellele. Ma tuleks ikkagi iseenda ihu juurde, iseenda hinge juurde ja vaataks, mida ma seal saan teha. Ja tulles enda juurde, me näeme, et meil on alati kaasas teokarbina meie minevik. Ja meil on alati kogemuses olevas hetkes meie olevik ja oma unistustes, fantaasiates ka tulevik. Et me mõnes mõttes oleme kõikjal, ajalises mõttes. Ja ometi oleme me ka iseendast ära. Ka mitmed filosoofid on sellest ära heidetusest rääkinud, ilma olemisest, võõrandumisest, iseendale võõraks olemisest. Minu uurimusvaldkond on olnud psühhanalüüs ja psühhanalüüsist ma usun, me kõik teame, et on olemas nii-öelda teadvustatuse pool ja teadvustamatuse pool, alateadlik pool. Ja selline psühhanalüütiline teooria räägib ju sellest, et meie mina, meie teadvus on jäämäe veepealne osa, ehk siis väga väike osa sellest, mis meid juhib. Ja kuidas siis on mul võimalik minana võtta vastutust selle kõige eest, mida ma ei suuda kontrollida, mille üle mul puudub hoomamisvõime, mis justkui juhib mind, kas emotsionaalse ajutasandil või ka veelgi sügavamalt või siis hoopis kõrgemalt, transpersonaalselt. Ja tulles jällegi tagasi sellesse täna öösesse poolunne, siis psühhoanalüüs just nimelt püüab otsida mitte ainult vastuseid, vaid võib-olla ka lahenduskäike, teekonda läbi piirialade, läbi psüühika, selliste nurkade, mis meile ei ole igapäevaselt kättesaadavad, millega me ei ole oma minana igapäevaselt hõivatud. Ja see on suur ülesanne hakata hoomama ennast tervikuna, nii teadvustatud kui teadvustamata subjektina. Aga tuleme siis selle mineviku juurde. Et kogu psühhanalüütiline teooria on keskendunud väga suures osas just nimelt lapsepõlvele. Ja kui ma siia täna tulin, siis ma ütlesin, et ma tunnen ka hirmu. Ja meil on väga palju erinevaid hirme. Ja me ei suuda vastutust võtma hakata, kui meil on hirm. Samas aitab hirm saada tugevamaks ja targemaks. Ja mõnes mõttes meie elu kvaliteet sõltub sellest, kuidas me oma hirmudega ja selle teokarbiga, nende mustrite ja jadadega toime tulema, hakkama saame. Üks psühhanalüütik Fritz Riemann on öelnud, et tegelikult elu esitab meile 4 nõuet. Ja küsimus on, kas me nende nõuetega saame hakkama ja millised on nende nõuetele vastanud mustrid meie lapsepõlves.
Esiteks ütleb ta, et me peame end maailmale ja elule usaldavalt avama, ilmutama nõusolekut, et me eksisteerime. Meie abitu ja kaitsetu sõltuvus, turvalisuse puudumine ja iseolemise võõrandumine. Sellest tuleb välja arendada või leida üles lähedus. Teiseks ütleb ta, et meis kujuneb välja teadlikkuse kasv, huvi maailma vastu, nii-öelda emast eraldumine. Ja sellega kaasneb hirm kaotamise, mahajäetuse ees. Ja mida sügavamini me armastame ja meid armastatakse, seda suurem on seda sorti hirm. Ja seda sorti hirmuga kaasnevad siis ka sõltuvused, ka inimsuhete tasandil. Me hoiame üksteisest kinni, sest võib-olla me ei ole suutnud eralduda või võib-olla ei ole meil olnud piisavalt seda hoolt ja armastust siis, kui seda hädasti oli vaja. Kolmandaks räägib ta südametunnistuse hirmust, mis samuti sõltub meie kasvatuskeskkonnast, millest võib-olla Ülo Vooglaid oskab paremini rääkida. Ja sellest kasvatuse keskkonnas on küsimus selles, millised on meie vanemate kasvatusmeetodid, viisid, väärtused. Kas see on autoritaarne, kas seal on andestusvõimet. Ja kui sellega kaasneb hirm väga kriitilises eas, siis see võib röövida meil julguse riskida ja võib sundida meid hiilima eemale vastutusest. Tegelikult on meie vabaduse eeltingimuseks seda sorti suhe. Ja kui seda ei ole, siis me hakkame võitlema. Ma pakkusin välja, üks võimalus on mul hakata võitlema, protestima selle hirmu vastu, mis minu sees on. Ja kõige lõpuks ütleb ta seda, et meil on ka selline enesekaotuse hirm. Ja need põhipointid Fritz Riemannil on siia ka hirmudena välja kirjutatud. Ja see kõik lõpeb sellise eneseväärikushirmu ja identiteedi hirmuga. Ja see on see, kus me tänasel päeval siin maailmas oleme. Me ei tea enam, kes me oleme. Ja Fritz Riemann ütleb ka seda, et hirmude tugevus ja ületatavus sõltuvad lapsepõlve kogemusest. Samas saab hirmudega silmitsi seista, rakendades tunnetust ja teadmisi, lootust ja usku, julgust ja vastutusvalmidust, suutlikkust ja tõepärasust. Ja seda kõike loomulikult õppides ja harjutades. Aga kui me oleme valesti õppinud või mitte valesti, aga nõnda õppinud, et see ei täida neid eesmärke, et see ei vii meid sellise vabaduse, vastutuse, iseendaks saamise suunas. Mis meil siis on? Siis ongi meil jäljed, mustrid, kompleksid, asjad, mille funktsioon tegelikult on meid kaitsta. Tulla toime selle määramatu maailmaga, nii väljaspool kui seespool, nii inimsuhetes kui võib-olla suhtes iseendaga. Ja kui need asjad on salvestunud meie kehasse, siis meie keha, mis on hingepeegel, hakkab kandma kaitserüüsid. Aastaid tagasi toredas raadiosaatesarjas Traditsioonitarkus kõneles Peeter Liiviga Alar Tamming. Ja ta tutvustas kehapsühholoogia rajajat Wilhelm Reichi. Ja keda huvitab, siis Reichi see saade on ilusasti kättesaadaval raadios. Reich kirjeldab, kuidas meil on silmade, suu, kõri, õlavöö, rindkere, ka puusade juures jäljed, nii-öelda kaitserüüd, mis tegelikult peegeldavad kogu meie
hirmude jadadega hakkamist saamist strateegiaid. Need on salvestunud meie kehas. Ma tahan öelda, et võib-olla paljud inimesed ootasid, et ma tulen täna siia, hakkan rääkima liikumisest, jooksmisest, sellest, kuidas heasse vormi saada. Jah, seda võib teha, aga see kõik on mõttetu, kui me ei taipa, milline seos on kehal ja hingel, mida meie ihu kannab ja kui kaugelt need pärit on, need jäljed. Ja ometi tuleb ka osata leppida nende jälgedega, nende plokkidega, nende kinniolemistega, mis meie kehas on. Ja ometi on olemas nii palju võimalusi neid hakata leevendama, neid hakata lahti mudima, lahti laskma. Mitte eitama ega põgenema, vaid omaks võtma. Ja siin on veel üks oluline moment, miks meil on nii raske võtta vastutust oma keha eest. Me tahame põgeneda ja meil on võimalus põgeneda sinna, mida meile pakutakse. Aga mida meile pakutakse? Meile pakutakse iluoperatsioone, meile pakutakse võimalusi põgeneda nädalavahetuseks kuhugi toredasse joogalaagrisse näiteks, jooksulaagrisse, mida ma ise näiteks korraldan. Et ma ei taha kritiseerida seda kõike, aga ma tahan öelda, et kui meil puudub teadlikkus, kui me ei märka, mille pärast me seda teeme, kelle eest me põgeneme ja kas on võimalik ka midagi muud peale põgenemise, siis me teeme tühja. Me paneme plaastri haavale, mis on võib-olla, mida tuleks siduda ja võime verest tühjaks joosta. Aga läheme edasi. Mul on veel üks kolmas võib-olla tänane tees, et on veel üks lahendus, kuidas võtta vastutus oma keha, hinge ja elu eest. Ja see ei ole muidugi mitte mingisugune minu lahendus, vaid see on aastatuhandeid või võiks öelda nii kaua, kui inimtsivilisatsioon on eksisteerinud. See tarkus on nii vana. Ja mul on hea meel, et eelmisel aastal ka sellest Tammingu sarjast lõpuks tõlgiti eesti keelde 1000-näoline kangelane, Joosef Kämpeli raamat. Ja ma täna Pärnu kolledžis teen ka kursust kangelase teekonnast. Et sellel nädala esmaspäeval oli esimene kord sissejuhatav, et kellel on huvi ja Pärnu inimene on, siis võib tulla esmaspäeval seda kursust veel võtma. See on õhtupoole. Nii et. Aga see selleks, et tahtsin mõne sõnaga rääkida sellest, millest Joosef Kämpel räägib. Meil on endal olemas eepos Kalevipoeg. Kahjuks enamasti, kui me koolipõlves seda lugesime, siis me ilmselt ei saanud aru. Ma räägin muidugi endast. Kui suur see teos on ja mida kõike ta sisaldab. Õnneks meil on olemas Eestis inimene, kes võttis oma elu tööks mõtestada see Kalevipoja pildikell lahti. Ja Sirje Purga on tema nimi. Tema teost on võimalik kuulata ja jällegi traditsioonitarkuse saatesarjas on ka saade Kalevipojast Kalevalani, kus on võimalik see teekond läbi kuulata ja seal on ka üks teine saade kangelase teekonnast, nii et kellel on jällegi huvi, ma viitan nendele raadiosaadetele, sest kõike täna ei jõua rääkida. Aga lühidalt siis kangelase teekonnast, et Kämpel on väga lihtsalt teinud selle teekonna 3. Teele asumine, initsiatsioon ja tagasitulek. Ja need kangelase teekonna sisu on alati seotud
kokkupuutumisega kas siis hirmude vaenlase, nii-öelda sümboolse vaenlasega ja tegelikult iseendaga. Ja kui me vaatame ka tänapäevas Hollywoodi filme või ka meie enda lugusid, siis enamasti me oleme kõik mingisugusel kangelase teekonnal, mingisuguses teemas, ükskõik kas see on töö, kas see on valdkond, haridusteekond, kas on inimsuhted, kas on enese leidmine. Ja jungiaanlikus psühholoogias ja üldse psühhoanalüüs eristab tegelikult kvalitatiivselt erinevaid perioode meil elus. Et lapsepõlv, noorukiga, täiskasvaniga, keskealises, vanuriga, et tegelikult kõigis nendes vanustes on meil elus erinevad ülesanded, erinevad kangelased teekonnad. Ja loomulikult igal ajastul on omamoodi see nurk või see teema või see ülesanne, mida see ajastu täidab. Ja me näeme ka lääne tsivilisatsiooni ajaloos erinevaid etappe. Ja selles mõttes me oleme siin uue ühiskonna loomise konverentsil. Et palju on räägitud sellest, mis ajastu see praegu on ja kuivõrd see praegune aeg on selline pöördepunkt või murdepunkt. Ja seda enam on minu arvates oluline märgata ja mõista, millises faasis või kus maal me oma kangelasteekonnal oleme ka ühiskonnana. Ja nagu ikka, mina esitan küsimusi ja püüan kutsuda meid mõtlema, et vastused võiksid olla igalühel endal. Aga kurb on see, kui me ei küsi, kui me ei mõtle, vaid me võtame vastused, mis meile on ette antud. Kui me võtame need nii-öelda plaastrid ja paneme sinna, kuhu ei ole vaja plaastrit panna. Sest mis plaaster teeb? Ta võtab korraks ära selle kujutluse sellest hirmust, võib-olla korraks ka valu, aga ta ei lahenda probleemi. Ja selle suure, tohutu, lõputu hingeruumiga on täpselt sama asi. Ei ole kasu, kui me läheme ühel laupäeval ühele konverentsile ja kuulame inimeste toredaid vaatenurki ja lihtsalt noogutame kaasa. Ei ole kasu, kui me läheme iga aasta 1. jaanuaril trenni, et hakata täitma oma eesmärke, kui me ei tea, mis meid sinna tõukab ja mis on seal taga ja mis on need hirmud, mis meil on lahendamata. Psühhoanalüüsis on selleks teraapia ja teraapia on aeglane protsess, see võib kesta aastaid. Aastaid, et lahendada ära üks hirm, leppida, aktsepteerida, võtta see omaks, liikuda edasi. Ja kui me mõtleme oma elu peale, siis neid hirme ja nende jälgi, nende jääke on niivõrd palju, et ühelgi normaalselt ühiskonnas funktsioneerival inimesel ei ole nii palju vaba aega, et hakata tegelema iseendaga. Ja see on põhjus, miks ma arvan, et me ei pea kedagi hukka mõistma, kes ei suuda võtta vastutust oma keha, hinge ja elu eest. Sest elu on selline. Ometi me ei saa ka lõpmatuseni jääda ootama imet, mida tihtipeale tehakse ka mütoloogiates. Oodatakse kangelast kusagilt väljast ja võetakse endale ka vaenlane kusagilt väljast, kelle vastu tuleks siis võidelda, et justkui kui selle vaenlane, see lohe saaks tapetud, et siis on kõik. Ei ole. On ka tagasituleku faas. Lohe tapmisest ei piisa. Aga mul on veel mõned slaidid ja kahjuks ei jõua me kõigest nii pikalt rääkida. Et mis on siis meie võimalused, strateegiad, valikud sellel kangelasteel? No, olen siia nagu 3 jaotanud selle, et kui te vasakul pool näete, siis see on see, mis tihtipeale juhtub. Et me orjastume või siis hakkame võitlema selle kangelasteekond. Ja ka Eesti rahva muinasjuttudest on teada, et on
kui on mitu venda, kes tahavad saada endale teise kuningriigi pruuti, siis tavaliselt nad on, üks on lollik ja teine on vigane ja kolmas on siis siuke, mitte midagi ütlev. Ja siis need, kellel mingi anne on või mingi väljapaistev omadus, et nendega juhtubki see, et nad lähevad pea eest tulle, et siis saavad hukka ja tavaliselt see, kes kõige tagasihoidlikum on, kõige ettevaatlikum, kõige kaalutlevam, temaga juhtub see, et ta nagu jõuab ära oodata selle tarkuse, selle tõe, millega siis võita süda, et teatud mõttes taasühendada iseennast. Ehk siis paremal pool selleks, et me suudaksime oma kangelasteed ja oma võitlusi võidelda ilma võitlemata, on vaja teatud tarkust, on vaja õppetunde, küpsemist ja me saame neid ainult kogemuste kaudu. See tähendab seda, et isegi ka need õppetunnid, kus meie oleme juhtumisi vanlollikesed, ka need on kasulikud ja vajalikud. Sest küsimus on selles, mis on see suur kangelasteekond, mis on see põhiülesanne elus üldse. Ja jällegi oma praktilises igapäevases hõivatuses me justkui ei võta ega meil justkui ei ole aega mõelda nende asjade peale. Meil on vaja elu elada. Ka mind kritiseeritakse päris tihti, et miks ma mõtlen nii palju. Kusjuures ma ei mõtle üldse palju. Aga võt on nii läinud elus, et on kogemused, mis on andnud tunda, et sellest ettevaatlikkusest ja kaalutlusest on võimalik ilmselt jõuda ühel hetkel ka selliste küpsete arhetüüpideni, ehk siis saada tõeliselt meheks, tõeliselt isaks, tõeliselt inimeseks. Jälle eelmisel aastal oli väga tore aasta, et Katrin Saali-Saulilt tuli selline raamat nagu Naiseks olemise kunst, mis rääkis naisarhetüüpidest ja meil on olemas ka Gilletti ja Moore'i Sõjamees, maakarmastaja, kuningas, selline raamat, et need mõlemad raamatud räägivad nii küpsetest arhetüüpidest kui variarhetüüpidest. Põhjus, miks me jällegi ei suuda võtta vastutust, on see, et kui meie mustrid on juba süvenenud ja välja kujunenud, siis võib juhtuda, et me oleme just nimelt variarhetüüpides. Käitume mehena või isana või elukaaslasena, näiteks sadistina. Perevägivalla näiteid on meil viimasel ajal meedias ka päris palju, et neid variarhetüüpide näiteid võib tuua lõputult. Mis ma öelda tahan, et see kõik on loogiline. See kõik on loogiline, et me oleme oma elude, oma mineviku, oma jälgede tulemid. See kõik on loogiline, et me elame välja neid ebatasakaalust tulenevaid impulsse ja on loogiline, et me elame neid välja teiste peale. On loogiline, et me elame neid välja ka lähedaste peal, sest seal on turvaline. Ja nagu ma eelnevalt rääkisin, me saame seda teha nii kaua, kui me suudame kannatada. Ja alles siis, kui me suudame selle hirmuga silmitsi olla, julgeme talle tere öelda, alles siis võib juhtuda, et me suudame ühel hetkel hakata valitsema iseennast. Kahjuks me mitte ei taha valitseda iseennast, vaid tihtipeale võtame võimu ja soovime valitseda teisi. Aga see on nii inimlik või siis ka ebainimlik. Ja kohtumine siis enesega, põgenemise ja jälitamise lõpp. Minu käest on paljud inimesed, kuna ma olen jooksuga tegelev inimene, on küsinud, et aga miks sa jooksed? Ja ma olen saanud aastat 10 mõelda selle peale. Ja mitte ainult mõelda, vaid ka kogeda. Aastal 2009 ma läksin ka teatud mõttes kangelasteekonnale. Mul oli võimalik 2 kuud joosta ümber Eesti.
iga päev joosta 2 korda päevas, välja arvatud pühapäevad, sest puhkama peab ka. Ja kuhu ma siis välja jõudsin või? Mõnes mõttes ma jõudsin oma mina juurde. Selle retke lõpuks, selle kangelasteekonna lõpuks ma sain enam-vähem aru, milline on minu mina, kui egoistlik ta on, kui hirmunud ta on, kui väeti. Ja ma sain ka sellest aru, et ma olin selle mina eest päris tugevalt ära jooksnud mõne sellise vale mina juurde. Me võtame hästi palju selliseid maske. Psühhoanalüüsis nimetame seda persoonaks, seda maskide kogumit. Ja ma usun, et paljud inimesed on käinud vaatamas seda filmi Mees, kes jäi ellu, mis on selline klassikaline ka kangelase teekonna näide. Väga hea film. Ja siit te näete praegu ühte kaadrit sellest filmist, kus teatud mõttes on saabunud selline rahuhetk või tõele näkku vaatamise moment. Ja vaadake, need on need hetked, kus meil on võimalik võtta vastutus. Ja neid hetki on meil pagana vähe, sest me oleme hõivatud kogu aeg millegi muuga. Ja neid hetki tuleb elus korduvalt ja ma usun, et meil kõigil on neid olnud tegelikult. Ja mul on siin mõned märksõnad, seesama persona, vari, anima, ise, need on kõik jungiaanlikud sellised arhetüübid. Ja psühhoanalüüsis inimese areng, tema individuatsioon, tema iseendaks saamise teekond käib tegelikult suhetes kõigi nende arhetüüpidega. Teatud eluperioodil meil ongi vaja välja kujundada oma mina, leida endale sellised maskid, mis meid ühiskonnas hoiavad koos, kus meid aktsepteeritakse, kus me leiame oma koha, oma identiteedi. Siis on meil elus kindlasti ka periood, kus meil on vaja kohtuda oma varjuga. Ehk siis nende tumedamate allasurutud külgede, nende jäänukitega oma lapsepõlvest, nende hirmudega, mida me ei taha tunnistada. Ja selle varju integreerimine on üks psühhoanalüütilises plaanis üks raskemaid ülesanded. Sest kes meist tahaks olla väeti, õnnetu, ebatäiuslik. Me ikka kõik tahame ennast ehtida ilusamate maskidega, kui me tegelikult oleme. Ja see kolmas mõiste, see anima ja animus, nii-öelda meespool ja naispool meis endis, mehel siis naispool, see tähendab tegelikult hinge. See tähendabki seda juurt, seda ennast, kust ma pärit olen, mis ma tegelikult olen sellises hingeruumis. Ja loomulikult, kui me elame väga praktilises maailmas, siis ja ka ütleme sellises põhipsühholoogia voolus võime öelda, et aga millest sa räägid, sellised asju ei ole olemas. Mul on töö, mul on oma tegemised, mul on valu, kui mul on keha haige, ma lähen arsti juurde, kõik. Ja loomulikult, ega siis see vaimne maailm ei olegi avatud alati meil. Ja ta ei pruugigi avaneda. Ja see on okei. Aga kui meil on elus sündmusi, mis meid koputavad meile uksele ja kus see maailm avaneb, siis ilmselt on meil ka võimalus hakata vastutama oma elu eest. Ja veel üks väike kõrvalpõige, et sel nädalal kirjutas Ege Kulbok-Latik ühe toreda artikli, mis teeb võimalikuks süsteemse kurjuse ja vaigistab inimlikkuse. Selline tore artikkel oli ERR-is. Ja ta tuletas seal meelde ühte lugu Eichmann Jeruusalemmis, tegelikult sellest on ka film tehtud, filosoof Hannah Arendt kirjutas kunagi New York Timesi või ma ei ole ka meenuta täpselt seda ajakirja, selle loo ja sellest kohtukirjast, kus endine selline
natsikuritegudes süüdistatav võeti siis kohtu alla. Ja kes on tema filmi läinud, siis see teab ka, et kogu meedia, kogu välismaailm tahtis sellest mehest, sellest natsisüsteemi ametnikust teha kurjuse etaloni, mõista hukka, ehk siis projitseerida iseenda hirme oma sellist lahenduseta olekut sellele ühele süüdlasele. Ja ka meie tihtipeale tahame leida just nimelt süüdlast, välist süüdlast. Ja millele Hannah Arendt viitas ja mida ta püüdis välja tuua, oli just nimelt see, et seesama Eichmann allus lihtsalt süsteemile, täitis ülesannet kuulekalt, ilma kriitilise mõtlemiseta. Ja me ei saa hukka mõista inimest, kellel ei ole veel sellist küpsust, sellist julgust, sellist valmidust, sellist hirmude ületamise kogemust, mille pealt ta suudaks võtta vastutust. Nii et ma panen teile südamele, ärge mõistke hukka inimesi, kes elavad nii, nagu nad elavad, võib-olla ebatervislikult, võib-olla ebainimlikult. Püüdke mõista seda, et sellel on omad põhjused, miks nad täna seda ei suuda teha. Ja nagu ma alustasin, ka mina ei suuda oma keha eest täna veel täit vastutust võtta, sest hirme on veel palju, tööd on veel palju iseendaga. Ja lõpetuseks, kui te vaatate seda pilti, siis siin pildil mõnes mõttes võiks olla kirjas vastus sellele vastutuse võtmisele. Et me näeme seal valget sidet mineviku, oleviku ja tuleviku vahel, teadvuse ja teadvustamatu vahel, mina ja ise vahel. Võib-olla ka enese, ligimese ja Jumala vahel. Ja ikkagi me ei suuda ärgata poolunest ega võtta vastutust ja näete ka see kujutatud isik on seal justkui poolunes. Sest me ei tea, me ei ole veel kogenud, et meie keha on meie hing. Sest me ei tunnista, et see keha muutub mullaks, ehk et me oleme surelikud. Ja me ei hooli sellest, milline on meie elu kvaliteet. Ja seda sellepärast, et me ei näe ega soovi näha tervikpilti ega ka mitte detaile. Ja me oleme harjunud selle pildiga, mida meile näidatakse. Ja kahjuks meil puuduvad tihtipeale ka meetodid nendes piltides kõhklemiseks. Ja meid ähvardavad ohud ja hirmud nendega silmitsi seismisel. Ja meile pakutakse mesimagusat und, milles on lihtsalt niivõrd palju kergem olla, kui asuda kangelasteele. Head inimesed, meil on veel pikk teekond ees. Ma olen väga tänulik, et mul oli võimalus teile jagada oma mõtteid, esitada iseendale küsimusi ja ma usun, et siin saalis seda energiat, millest ka Riina Raudsik rääkis, mida me kõige rohkem vajame. Seda hapnikku, seda õhku, seda inimlikkust ja ka seda alandlikkust, millega oma teekonda edasi käia. Aitäh!